Tervist rahvas, et siin on siis meie Lada 21011 projekt. Et teeme siis sellisena, panen siia pildi. Ja vahepeal me siis oleme võtnud tal mootori välja, et siit kapoti allune ära värvida ilusti, et ta näeks vähe esinduslikum välja ja siit klapikambri kaane punaseks värvinud ja vahepeal võtsime sisu laiali ja et saaks seest ära värvida, on plaan siia väike paip panna ja oleme alustanud juba pahteldamistöödega. Et siit on juba näha, pole küll kõige paremad, aga ma arvan, et selle pilli jaoks saavad asjad ära küll. Plaan on ta siis halliks värvida, et siin on meil väike proovijupp juba. Ja see must on meil primer siia paljametalli ja kuradi pahtli peale pandud, et ega siin väga polegi, et ma panen siia veel mõned pildid, mis me siin vahepeal teinud oleme ja näeme järgmises klipis. Siin on Lada käigukast. Lada on praegu väljas, Lada on sisse ajada, et käigukast alla tagasi panna. Kardan ka ripub seal veel. No jah, eks siis ajame Lada garaaži ja siis vaatame edasi. Nii, Lada tuleb. Ma arvan, et nii palju siis sellest käigukastist, läks vist natuke lappe või? Nojah, nüüd tuleb välja, mida me nüüd edasi teeme. Ma oletan, et asjalood on vist halvad. Sest ütleme nii, et kuidas me siis nüüd üles seda saame. Päris halvad asjalood, jah. Head uudised. Saime Lada üles tagasi kuidagi moodi. Igatahes, Lada on nüüd garaažis lõpuks. Ja nüüd me saame edasi jätkata käigukasti paigaldamisega, jah. Defektis siiski on, et alumine karp vajus sisse natukene, aga vanal autol asjakohan, et väga vahetust ei ole. Tervist, me oleme jälle garaažis, ja täna ei olnud plaanis Ladat kukutada, aga kõik on võimalik. Oleme selle auto all jälle ja täna tahaks siis ikka ilusti selle käigukasti siia alla ära tõsta, et paneme mingi timelapsi käima ja eks siis näe. Ma ei taipa, kuidas nii ilus tüdruk on sündinud nende tondide poolt. Palun vabandust, et jõin ennast üle su sünnal, su isa koristas ropsi. Ja terve öö on padukat tulnud ja mul ei tulnud kordagi und. Davai ja mind veres põhjani tühjaks, Liisa Jakubikud. Ma jälle elus, ma olen 36 ja 6. Mu kehatemperatuur. Mul on nii vedan, su nägu puudutab mu suud. Jälle lähedal nagu metroos Tokyos. Ma jälle elus, olen 36 ja 6. Mul on nii vedan, su nägu puudutab mu suud. +3, 7, 2, sinu number liiga ähvert lähta puusa. Siit nii riikaks, kui maksaks sulle euro iga kõne minuut. Ja ma tean homme ka, et see mu jaoks su number on liiga ähvert lähta puusa. Siit nii riikaks, kui maksaks sulle euro iga kõne minuut. Ähvert lähta puud. Liiga ähvert lähta puud. Ribid murduvad ja kõrge pinge all miski surub raskelt mu rinda. Ma pole sinu uus hingamisaparaat, lülita välja ja hinga. Ja terve öö on padukat tulnud ja mul ei tulnud kordagi tund. No nii, ühesõnaga, käigukast on meil siis all. Et keerasin sealt juba 2 polti kinni, et ta hoiaks ka. Nüüd oleks siit need kinnituspoldid ära kinnitada ja kardaan otsa panna. Siis tuleks starter külge panna ja üleval on veel paar polt ja siis ongi nagu juba täitsa asjalik asina.
nii, nüüd tulin siia, panin ülevalt siit ühe polli kinni ja panin ka siit taga oli üks polt, panin selle kinni. Et nüüd ma siin teen starterit valmis, et saaks panna külge selle. Siin on starteri juhtmed ja peab keneka ära ühendama ja siis juba varsti võib isegi käima panna. Nii, põhimõtteliselt praegu on siis nii, et siin üks härra üritab siis meil siin starterit alla panna. Aga nagu näha, siis praegu natuke ei tule välja. Aga kui midagi uut on, siis ma kohe annan teada, et ärge muretsege. Nii, nüüd tuleb see siis kardaanile otsa panna ning siis käigukastiga ära ühendada. Nii palju suut, et varsti on kardaan kinnitatud ja starteri pealepaneki pooleli, sest mõni mees mõtles, et ta proovib siduri silindrit korda saada. Aga noh, mõistlikum on ikka uus siin osta, aga eks näis, vaatame, mis saab. Nii, põhimõtteliselt kardaan on küljes, kõik poldid on kinni ning käigukasti kinnitus on ka kinni. Nii, ühesõnaga siis vahepeal oleme siin pannud selle jahutusvedeliku reservuaari külge süütepooli ja siis mõtlesin, et proovin ära taastada siduri selle peasilindri. Et võtsin lahti ja seal oli veits roostet sees, et lihvisin mingi 2000 liivapaberiga täkki ära ja nüüd sain ta täitsa tööle. Et panime ta siin külge. Alt on ka vaja veel ära ühendada. Ja siis äkki saame piili täitsa sõitma juba. Asjalood võivad olla halvad, sest et kui käik on sees siis, ja sidur on põhjas, siis auto ei liigu. Jah, siduri silindrit me õhutasime, sidur on nagu üleval ja nagu toimiks. Aga küsimus on nüüd selles, kas käigukast on natuke valesti peal või midagi. Põhimõtteliselt asjad on nii kaugel, et natukene veel ja siis tehniliselt saaks mootorit käivitada, aga puudu on bensupaak. Bensupaaki ei ole. Mõned torud ja juhtmed tuleb veel ära vähendada ning tuleb kontrollida, kas siduri ja piduri silindrid hakkasid tööle nüüd ilusti. Põhimõtteliselt me oleme nii kaugel, et me proovime autot käima saada, aga tekkis probleem, et ei ole särtsu. Nii et me proovime aru saada, milles probleem on ning siis jätkame. Ühesõnaga, panime laada kokku, siis mõtlesime, et paneme tööle täna. Aga kahjuks ei olnud sädet. Et ma ei tea, kas siin need klemmid, kas nendega on midagi või on midagi muud. Aga tänaseks mõtlesime, et paneme asjad kokku ja tuleme järgmine kord värske peaga tagasi, et veits vaatame, mõtleme, mis viga võib olla ja näeme juba järgmises videos.